Tere tulemast Eesti Raudtee live-ülekandesse. Minu nimi on Aivar, mina olen siis Telekomi ja turvangusüsteemide ametijuht ja minu kõrval on... Mina olen Andrus ja mina olen energiavaldkonna juht. Kõigepealt võib-olla sissejuhatuseks paar sõna üldse Eesti Raudteest, et Eesti Raudtee on selline päris suur ettevõte. Kokku meil on praegu umbes 680 töötajat, kes töötavad siis üle Eesti, üle meie infrastruktuuri ja lahendavad erinevaid probleeme. Konkreetselt minu üksuse inimesed siis tegelevad erinevate automaatsüsteemidega, erinevate pöörangute, erinevate turvanguasjadega ja hoiavad neid siis igapäevaselt korras. No, minu valdkonnas tegelevad inimesed peamiselt siis raudtee varustamisega energiat. See tähendab seda, et kõik, mis puudutab näiteks Aivari süsteeme, siis nendele süsteemidele annan elektritoite mina enda üksusega. Lisaks muidugi kõik see, mis puudutab elektrirongi liikumist. Nii et kui te näete elektrirongi liikuma, sellel on elektrirongi, siis kõik need elektrirongid saavad toita samamoodi elektrivõrkude vahenduses. Lisaks sellisele igapäevasele tööle on ka üks oluline punkt, mida Eesti Raudtee on siis järginud viimased 2 aastat. See tähendab seda, et meil on hästi suured investeeringud kogu meie taristu uuendamisesse. Ja selleks oleme me kutsunud ka ellu terve projektide osakonna, kus inimesed siis tegelevadki erinevate projektidega, nende projektide juhtimisega, asjade elluviimisega, ehitamise, loomise, projekteerimise ja kõige sellega. Ja see investeeringute maht on päris suur, aga kohe ma jõuan veel selle juurde tagasi. No, et investeeringute maht, jah, kui nüüd rahanumbrist rääkida, siis suurusjärk on vist veel kusagil 600 miljoni kandis, mis meil lähiaastatel on plaanis siis raudteetaristusse panna. Aga nüüd rääkides, miks üldse raudteetaristusse nii palju raha investeeritakse? Tegelikult vastus selle küsimus on hästi lihtne. Kuna Euroopa Liidus raudteetransport on eelistatud transpordiliik, siis tegelikult kõiksugu investeeringud raudteetaristu uuendamisse on Euroopa Liidu poolt rahastatud ja väga tugevalt toetatud. Nagu ma ütlesin, me juba 2 aastat tagasi alustasime suuri investeeringuid. Kõik te olete märganud, eriti Tallinna inimesed, et Balti jaam on renoveeritud, samuti Keila-Paldiski lõik ja nüüd tasapisi liigumegi siit Balti jaamast Keila poole, et ka need lõigud saavad sellel aastal, ma loodan, võib-olla ka järgmise aasta alguseks renoveeritud, need investeeringud on tehtud ja samamoodi need investeeringud jätkuvad siis Tapa suunas, Tartu suunas, Narva suunas, et kõik meie infrastruktuur saaks ühel hetkel korda. No jah, see on nüüd siis need teemad ainuüksi, mis puudutavad meie olemasoleva taristu nagu uuendust ja kordaseadmist. Aga lisaks on meil terve see hulk selliseid nagu täiesti uusi asju. Kui me võtame kas või Haapsalu suunas uue raudtee ehitamist, mille alla käib nii raudtee ehitust, ütleme tammide ehitus, sildade viaduktide ehitus, kontaktvõrgu ehitus ja loomulikult minule selline hingelähedane teema kogu see energiamajandus, kontaktvõrgu ehitamine. See tähendab seda, et siis aastaks 2028 peaks olema siis võimalik elektrirongiga liikuda läbi Tartu nii Koidulasse, Valka, Narva, nii et kas see on kõik tegelikult uus investeering. No, et kõiki neid investeeringuid ellu viia on meil ka väga vaja tööjõudu, just värsket mõtlemist, uusi tuuli ja seetõttu ka Eesti Raudtee väga intensiivselt värbab uusi inimesi erinevatele ametikohtadele. Me oleme väga aktiivsed ka pakkuma praktikavõimalusi erinevate koolide õpilastele ja loomulikult ka Eesti Raudtee on juba mitmeid aastaid andnud välja stipendiume erinevate meie üksuste töötajate leidmiseks. Absoluutselt, jah, et kui nüüd vaadata viimast 2-3 aastat Eesti Raudtees, siis tegelikult selline asi nagu projektiorganisatsioon või nagu projekti kompetentsid on oluliselt kasvanud. Tähendab, et varem projektid on oluliselt väiksem olnud tegelikult sellega, et vaadates inimesele millega need uued inimesed, uued hakkajad, insenerid peaksid tegelema hakkama nagu väga lai. Et alustame kas või elektrivaldkonnas sellest, et alates eelmisest aastast on kogu raudteel tarvitav elektrienergia pärit taastuvatest allikatest. See on see, et me ostame lihtsalt taastuvatest allikatest energia. Rohelise energia. Rohelise energia, ütleme nii, jah. Ja nüüd me tegelikult tahame järgmist sammu edasi astuda. Me tahame hakata ise ka taastuvenergiat tootma. Tähendab väikse parki arendama ja kõike selliseid tehnoloogiaid rohkem kaasa. Nii et see näitab, kui lai see ampluaa tegelikult ainuüksi juba energeetika valdkonnas on. Ja veel kord, nagu ma ütlesin, siis oleme ka sellel aastal tulnud välja stipendiumitega. Kokku Eesti Raudtee annab välja 4 stipendiumit.
Me otsime nii-öelda stipendiaate või kandidaate siis stipendiumitele nii automaatika ja telekomi valdkonnas, mehhatroonika valdkonnas ja samuti siis ka energeetika valdkonnas. Ja nii et julgustame kõiki kandideerima nendele stipendiumitele, olge ise aktiivsed, otsige kontakte, küsige oma kontaktisikutelt, et see on täiesti win-win, kahepoolne võit. Võib-olla peaks natukene kirjeldama ka, et kes on siis see noor inimene, keda meie enda meeskonda ootab, kas praktikale või siis stipendiumile kandideerima. Kuidas sa ütled, kuidas iseloomustab lühidalt? Meie valdkonnas me vaatame inimesi, keda huvitab automaatika, automaatsüsteemid, kes tahab ise käed nii-öelda süsteemi sisse panna, programmeerib meie ülesõidukohti, erinevaid automaatika lahendusi. Meil on küll partnerid, aga me teeme ka ise väga palju nii-öelda töid ära ja anname ette partneritele ka reegleid, kuidas neid asju teha, just automaatika, telemehaanika, mehhatroonika valdkonnas. Ja ma võt selle tellija positsioonil olek võib-olla tasuks eraldi ära märkida ka seda, et ma olen ise olnud varem ka tellija poole ja nii-öelda ka töövõtja poolel, siis Eesti Raudteel töötada tellija poolel on kindlasti see, mitte kas see nagu luksus on võib-olla nagu vale väljend, aga võimalus osaleda ise nende lahenduste väljatöötamisel, mida siis töövõtja peab nagu välja ehitama. Ja me ütleme, et sellist nagu panustada rohkem sellise lahenduse väljatöötamisele on kindlasti oluliselt huvitavam, kui teha seda tööd, mida kästakse teha, mida töövõtja peab tegema. Ja tihtipeale, kui minu käest on mitmed praktikandid küsinud, et kuidas see elu siis Eesti Raudtees on, siis ma olen alati öelnud, et täitsa tipp-topp, ei pea kartma, ei pea pelgama, kollektiiv on väga sõbralik. Sa oled väga tagasihoidlik, ütled tipp-topp, minu mõnest on väga hea elus. Väga hea, et meil on erinevaid valdkondi, erinevaid töid. Meil on puhtad tööd, nii-öelda kontoritöid ja on samuti ka töid objektidel väljas. Et see spekter on väga lai ja väga erinevad huvilised leiavad meil rakendust kindlasti. Ja võib-olla tuleks seda ka mainida, et meie praegu siin esindame tegelikult Eesti Raudtee ainult 2 valdkonda. Turvandussüsteemide side ja elektrivõrgud tegelikult on ju meil veel üksused. Meil on olemas turvaosakond, meil on olemas IT-osakond, meil on olemas ehitusüksus. Meil on tegevusvaldkondi tegelikult väga palju. Jah, nii et tudengid, tulge, kandideerige, vaadake ja lõpuks siis meie sloogan raudselt koos tulevikku. Nii suurepärane, aitäh teile, Andrus ja Aivar, aga mõni küsimus on ka. Et mulle endale jäi siin kõrva, et te ütlesite ka, et tulge noored ja teil on võimalik siis ise välja töötada, välja mõelda, ära lahendada mingid ägedad probleemid aga kaua läheb noorel aega, et kui ta siin täna kandideerib stipendiumile, et saadagi sinna laua taha või nende ägedate projektide juurde, kus siis tema head ideed ka lõpuks võib-olla meil igapäevaliikluses kasutusse võetakse? Mina vastaksin sellele küsimusele niimoodi, et kui me praegu enda siis elektrivõrkude projektimeeskonda vaatame, siis sellest projektimeeskonda inimesed, kes vahetud projektide elluviimisega tegelevad, nendest üle poole on liitunud meie meeskonnaga viimase 2 aasta jooksul. Ja praktiliselt kõik nad täna tegelikult tegelevad selliste projektidega, mis nõuavad siis otsustamist ja lahenduse väljatöötamist, ehk nii-öelda siin nende põnevat asjadega tegelemist. See asi käib üsna ruttu. Sõltub loomulikult ka inimesest endast, et pealehakkamist peab olema ja silm peab särama ja sealt edasi läheb juba asi libedalt. Ja ma ütleks turvangusüsteemide poole peal automaatikaprojektid täpselt samamoodi, et ilmselt on ikkagi noortel mõttekas kool ära lõpetada nagu kord ja kohus ja siis pool aastat sisseelamiseks ja siis enam armu ei anta, et siis on projektid laual ja töö käib igapäevaselt. Et siis läheb väga karmiks või? Ei, siis läheb huvitavaks. Siis läheb huvitavaks. Jah. Väga hea. Aga Eesti Raudtee on päris pikalt ka stipendiumi andnud. Et kas teie teate, kas teie tiimis on ka mõni varasem stipendiaat? Otseselt minu tiimis ei ole, et meil on ka peale selle stipendiumi perioodi lõppu olnud kontakte nende stipendiaatidega ja me oleme ka nii-öelda saanud ka kasu nendest, et see ei ole pärast pelgalt nagu stipendium, me oleme ka saanud materjale, mida nad on teinud ja
ja niisugune hilisem, et see on ka, me vaatame seda ka tihtipeale kui pikaajalist investeeringut, et see ei ole ainult nagu jookse ja lase, vaid ka kunagi hiljem võib see noor siis juba ka vanemas eas tulla Eesti Raudteesse tagasi.